Enne palvesse asumist ma tahaksin midagi ütelda, mis on mulle endale ka ootamatu, et ma sellest räägin. Ja ma tahan adresseerida praegult meie õdesid. Siin on kallid vennad koos ja ma tahan lihtsalt rääkida õdedele, et kui täna on see päev, kus puudutas keegi, meie oma vennad, meie oma õed, teemasid, mida me oleme ammu kinni hoidnud, aastaid kinni hoidnud, siis vahel ma tean iseenda käest on selline tunne, et mis õigusega sa seda üldse puutud? Mis see sinu asi on? Ma olen selle kallal nii kaua töötanud, et seda panna peitu, et seda varjata, et sellest saada üle ja normaalne inimene olla. Kuidas sa julged seda üldse puudutada? Ja kui ma kuulsin esimest korda, et see teema tuli üles, siis oli minu reaktsioon. Te ei tea, mis see on. Kuidas sa julged sellest üldse rääkida? Minu lugu on ka, ja ma ei lähe detailidesse üldse, on selline, et mind hoidi 3 päeva koos kinni. Ja see oli just sellel ajal, kui ma olin piiblikooli läinud ja ma olin oma elu puhastanud ja ma olin oma elu täiesti Jumalale üle andnud ja 10 päeva jooksul ennem kui piiblikool algas, olin ma juba ära hävitatud. Ma tulin koju tagasi ja minu pastor, kes on meesterahvas, nägi ja sai aru, et midagi on täiesti viltu, et see ei olnud see sama inimene, kes oli enne. Ja nagu Margarita ütles, ma ei suutnud meestele üldse otsa vaadata. Mul oli täpselt selline tunne, et ma pean eest ära jooksma absoluutselt iga mehe eest. Sest tal on jõudu rohkem kui mul. Nii et kui ma kuulsin seda teemat ja kui minu poole pöörduti, siis minu vastus oli ei ja veel kord ei. Ma ei räägi sellest sellepärast, et ma ei tea, mis sealt välja hakkab tulema. Ja siis ma läksin õhtul voodisse magama ja püha vaim hakkab minuga rääkima ja küsib, kas see on sinu asi või kas see on sinu oma. Et kas see kuulub ikka veel sinule. Me räägime praegult mõnest nädalast tagasi, eks ju. Ja ma mõtlesin, ei, ma olen ammu selle üle andnud, ma olen kõik andestanud, ma olen kõik hästi ära teinud. Aga ikkagi on see kuskilt maalt läheb lihtsalt nagu nuga läbi. Ja ma tahan oma õele, kes seda saadet vaatab või kes praegult siin on ja tunneb, et keegi on liiga kaugele puudutanud, liiga kaugele läinud, siis ma ütlen sulle, see ei kuulu sulle, see ei olegi sinu oma. See ei olnud mitte kunagi sinu oma. Ja see tõeline tervenemine algabki sellest, et sa saad aru, et mitte keegi ei saa tulla sinu ja Jumala vahele. Kus räägib Jumala sõna sellest Jumala armastusest, millesse ei saa mitte keegi siseneda? Ei inglid, ei vaimud, ei deemonid, ei vägivald, ei surm, ei needus. Mitte keegi ei saa tulla sinu südames, sinu ja Jumala vahele. Ja seda ütles mulle seesama pastor. Seesama pastor, ja ma ütlen veel kord, ta on vend. See ei olnud õde, see ei olnud ema, ma ei julgenud emale rääkidagi. Käis külas, helistas ja rääkis mulle Jumala sõna iga päev. Jumala sõna vabastas. Aga see võtab aastaid, vahel see võtab aastaid, võtab kuid, võtab päevi, võtab tunde, aga võtab ka aastaid. Ja kui sa oled täna selles protsessis, kus sa oled Jumala sõnal on juba ligipääs sulle, siis las sellel asjal minna täpselt sellises kasvufaasis, nagu sa oled. Ära süüdista ennast, et sa täna veel ei ole võimeline tantsima täiesti vabalt. Et sa täna veel ei tunne, et kõik sinu suhted on vabad. Me kuulsime siin eelmistest tunnistustest ka. Need asjad tulevad nurga tagant välja. Sa vaatad mõnikord mõnda filmi ja keegi ütleb rumala nalja seal filmis ja järgmine hetk sa nutad nagu väike beebi nurgas. Las sa nuta. Aga usalda oma abikaasat, usalda oma meest ja usalda isegi oma venda, keda Jumal on pannud sinu eest palvetama. See ei ole meie oma. See on saatan, tahab panna meie peale midagi, et ära röövida see kasv. Mees ja naine koos toovad elu. See tähendab, me ei saa ka peale vägivalda elu, ilma et me tuleme kokku. Ja nüüd ma lähen lihtsalt palvesse siit. Isa, ma tahan palvetada selle eest, et meie õdedena võiksime andeks anda oma vendadele, kellel on jõudu rohkem. Kes on loodud nii kaunisteks, nii võimsateks, sinu esindajateks maa peal ja ometi, kui kurat nende südamele on sellised pöörded ja sellised vaimsed
tagamaad tahanud, et nad võtavad, mis neile meeldib või teevad, mis neile meeldib, siis ometi ei ole see sinu disain ega sinu vaim nende sees. Vaid see on asi, mille vastu me kõik üheskoos õdede ja vendadega võitleme. Jumal, me ülistame sind selle eest, et sina oled andnud meile elu, selleks, et me võiksime palju vilja kanda. Ja sina andsid oma ainusündinu poja, et me võiksime sinust elada. See, kui mehed ja naised tulevad kokku ühe eesmärgi nimel, selleks, et sinu riigis palju vilja kanda, selleks, et sind ülistada, sind tunda, inimesi enda ümber üles tõsta, vaimselt kasta ja toita ja hoolitseda. See on kõige ilusam pilt maa peal. See on, milleks me oleme täna koos. Ja Jumal, me tunnistame seda, et me ei ole täna veel selleni alati jõudnud. Ikka veel mingil hetkel on meil selline tunne. Isegi koguduses mingitel hetkedel, et oi, et mehed niipidi ja naised naapidi, mõtle, millised nad kõik on. Aga me täna kuulutame kadu sellele mõtteviisile. Me lubame üldse kuradil öelda, et sellised on meie mõtteviisid. Vaid me võtame Jumala riigi, Jumala disaini, Jumala sõna. Sina oled loonud mehe ja naise kandma vilja, tundma sind ja kandma Jumala kuningriiki oma südames ja oma elus. Isa, me õnnistame oma lapsi täna. Neid, kes on siin ja neid, keda me näeme tulevikus, Jumal. Me õnnistame Jeesuse Kristuse tundmisega. Ja ma palun ka, et sinu veri kataks ära kõik need näpujäljed, mida kurat on meie mustritele, perekonna mustritele tahtnud panna. Kui me ei usalda iseenda südames lõpuni, kas oma abikaasat või oma venda. Jumal, ja mõlemad pidi, Isa, ma tean ka, et meestel on omad koormad, kus nendelegi kurat süüdistab naiste vastu, et nemad on sellised ja nendega kunagi ei saa nii ja naa. Aga Jumal, me naerame selle välja, sest sina oled kõik hästi loonud. Sina oled loonud 6. päeval mehe ja naise. Ja see oli väga, väga, väga hea. Sinu silmis oli see täiuslik. Ja me tuleme ja me sõuame selle suunas. Me sirutume välja selle disaini poole, mille sina oled loonud, kus mees ja naine saavad üheks, seal on elu ja seda ülirohkesti. Ülirohkesti, ülirohkesti, ülirohkesti. Ma palun oma õdede pärast, keda ma kõnetasin siin, kelle süda on nii valus, et nad ei julge oma pilku veel tõstagi. Sina oled nende protsesside isand, aga täna me kuulutame, isand, ja me soovime oma südamed lõpuni sulle avada. Sina oled öelnud ka seda, et ärgu keegi minu pärast komistagu. Õnnistatud on, kes minu nimel ei komista. Ja sinu sõna on see, et me võiksime oma südamest kõigile andeks anda, kes meie vastu on patustanud. Sa koguni ütled meie isa palves, et kui meie neile ei andesta, siis ka meile ei andestata. Ja ma mäletan, kui minu pastor seda küsis, kas ma võiksin neile andestada. Neid oli mitu. Siis ma ei teadnud, kuidas sellega üldse inimlikult hakkama saada. Ja täna ma tean, et ma olen nende inimeste eest palvetanud. Jumal, kus nende rajad on, sina tunned neid. Ja ma palun neile igavest elu. Ma palun, et nad tuleksid arusaamisele sellest, millega nad on tegelenud. Ja et nad hanuksid, et sinu ligiolu ja sinu vaim võiks nende sisse elama tulla. Anna neile veel armu. Anna neile armu, kuni veel neil on hinge õhku. Anna neile armu. Sina lõid nad samal päeval kui mind. Sina lõid nad samal ajal, kui sa mõtlesid meie kogudustest, meie perekondadest, meie suguvõsadest, meie generatsioonist, Jumal. Nemad olid selle plaani sees. Ja ma palun neile meeleparandust. Isa, kui me andeks anname nendele, kes meie vastu on ülekohut teinud, Jumal, siis sina parandad selle maa. Ja meil on vaja parandust perekondadesse Jeesuse nimel. Jeesuse Kristuse nimel. Me teame ka, et abort on tulemus sellest, et me oleme oma käe ja võimuga hakanud otsustama, mis meile on hea. Ja me tahame sellest meelt parandada. Kes andis meile õiguse arvata, mis meile on hea, kui me oleme kutsutud sind usaldama. Anna meile andeks ja anna meile tarkust täna. Kui keegi on selles olukorras, kus ta peab täna otsuseid tegema, siis anna meile otsustada elu kasuks. Sest sina,
kes sa oled loonud, annad ka vee ja toidu ja eluõhku, tarkust ja tugevust ja teed selle õnnistuseks maa peal. Olgu ülistatud sinu nimi meie keskel, Jehova. Me igatseme sinu horisonte, me igatseme näha sinu tahtmist meie maal. Anna meile andeks meie väiklus, meie julmus, meie oma tugevusele toetumine. Anna meile andeks, et me oleme oma silmis targad olnud. Anna meile andeks enesekesksus, ka täna perekondades, kui me näeme naisi, kes üritavad oma võimuga panna perekonda just nii jooksma, nagu neile näib. Anna meile andeks. Seegi ei ole õige ega hea. Jumala kartus on tarkuse algus. Jumalale toetumine on see, kus meil on õnnistus. Ja ma palun, anna andeks ka nende meeste eest, kes ei julge enam suud avada selleks, et oma naisi korrigeerida või et oma lapsi õigele rajale seada. Me palume elu Jeesuse Kristuse nimel. Nagu pastor Veiko ütles, me ei ole selleks siin, et rääkida neid lugusid, vaid me oleme kuulutamaks seda, milleks sina surid ja üles tõusid, et sinu auline pruut, Kristuse pruut, vilja kandev maa võiks võtta õige kuju, päästetud, rõõmuga kaetud. Sinu sõna ütleb, et sina annad leinarüü asemel ühe rõõmu ja ülistuse, elu ja au. Aga me ei saa seda, kui me endale hoiame neid valusid. Me ei saa, kui me liigume mööda nurki. Me ei saa, kui me ei julge üksteisele silma vaadata, sest me kardame, et te näete meid läbi. Vaid kui me paneme kõik sinu jalgade ette. Ilu ja valu, ka surma. Paulus kogunisti ütleb, et kui me sinu kannatustes oleme ristitud, siis me oleme ka sinu ülestõusmisesse ristitud. Ülistus sulle. Kui me oleme kannatanud ja see me on surnud ja meie enda meelest on elu otsas olnud, siis tuled sina ja ütled, aga ma olen sind valinud. Ma olen sind loonud headesse tegudesse liikuma. Selleks, et sina võiksid tuua au minu nimele, ma olen loonud su unikaalseks. Tule nüüd ja järgi mind. Täna ma palun, et sinu püha vaim, oh Jumal, töötaks kodudes ja töötaks kõige pimedamates südame soppides selleks, et need asjad võiksid üles tõusta ja ära antud saada. Jeesuse Kristuse nimel. Ma palun meile ka kogudustes ühte visiooni sellest koostööst, mida sina oled näinud, kui mehed ja naised koos tulevad sind ülistama, koos sind kiitma, koos sinu palet otsima. Ja ei tunne enam valesid, vaid naeravad neid kaugelt. Nad tunnevad ära kuradi valed, sest need on vanad, lehkavad asjad. Au olgu sinule, Jumal. Ma palun tarkust ka meestele oma abieludes. Õrnust oma naiste suhtes, nagu sinu sõna ütleb, et nad arvestaksid, et naine on õrnem astja. Ja Jumal anna naistele võimet austada oma mehi kõrgesti, sest sina oled neile andnud vaimu juhtimaks seda perekonda. Sinu disain on täiuslik ja püha. Sa oled teinud kõik asjad hästi. Ülistus sinule täna.